Tartu sind on viin. Ära kaugele koju viib su tee ikka Tartu tagasi. Tervist! Siin Tartu. Nagu Raimond Valgre on öelnud, kauneim linn on Eestis Tartu. Ja siin me siis oleme. Kõige rohkem meeldib rohelus ja ilu puhtus. See, et tunned, kuidas mingisugune tõesti selline, mida nagu tavarahvast tavatseb nimetada Tartu vaimuks, hõljub pea kohal. Ma arvan, et ta on üliõpilaste heade mõtete ema ja teena. Aga küll te näete. Muide, 4 aastat tagasi ma olin Ansipi jutul ja küsisin, kui see oli juttu liikvele, et Tartus saab pealinn. Ma küsisin, kas seal on alust. Ta ütles, et jaa, Tartu peab hakkama pikka mööda valmistuma pealinnaks saamiseni. Alma Pater Tartu Ensis tegeleb laste toitmisega, kes kannatavad puudust. Alma Mater Tartu Ensis on toitev vaimu ema. Ta on vaimu jaganud 1632. aastast saadik, kui Rootsi kuningas Gustavus Adolphus Rex Vaetia Secundus, fundamentator universitatis Tarpatensis, ehitas siia Tartusse Vastsa ülikooli. Nii et selle peale ma võtan ühe väikse toostiga. Nii et elagu pähklid, need on 17 haiguse vastu, kaasa arvatud igasugused rasked haigused. Nii et elagu pähklid, ka mina olen sündinud pähklivõõsa tähtkujus. Sest tõeline jõud ei peitu mitte rusikates, vaid ajudes. Tervist, minu nimi on Mart Viira ja ma tulen Tartumaalt ja hakkasin Tartu Ülikoolis nüüd sellest aastast õppima majandust. Sellepärast ma arvan, et majandus on just see õige koht, kus noor inimene saab ennast korralikult teostada. Et kui lõpetad majanduse, siis oled kindlustatud tuleviku suhtes, sul saab olema maja, sul saab olema kass, auto ja kahtlemata ka neiu. Ja et ma loodan, et ma saan siin muidugi hakkama, et raske saab olema, aga vast läheb kõik ikka korda. Kallid noored rebased, et kui teil tuleb nagu vähe, teiste sõnadega paluda Hansapangast nagu seda samust õppelaenu ja kõike seda, siis igal juhul ma teen teile ettepaneku, et paluks nagu mitte üritada läbi Hansapanga seina, et selleks on ikkagi uksed olemas. Et noh, et üks ekstreemspordi tegelane pani nagu siit, aga võib-olla ta oli isegi natukene tiba, ütleme niiviisi, et noh, et nagu natukene purjus või ei tea, et kuidas ta sinna sai selle jalajäljega sinna nagu sisse selle märgi pandud. Aga noh, et ühesõnaga, võib-olla ta tuleb siis näiteks, ütleme, paari kuu pärast ja teeb sinna niisugused, noh, sirgemale sinna ülespoole niisugused 2 kõrvuti jalajälge, noh, siis võib-olla harrastab nagu seda Nuupagadi filmi, et nii et no ühesõnaga liigume matkaradadel edasi. Kauneim linn on Eestis Tartu, Emajõe kalda peal. Kes kord käinud seal eilsel meeles läheb, kaunid tunnid toome näe. Ma olen välisturistidele öelnud, vaadake seda Tartut, me oleme nüüd Tartu südames. Aga see ei ole mitte 21. sajandi alguse, vaid 19. sajandi keskpaiga linn. Inimesed liiguvad aeglaselt, autosid on esialgu veel vähe, kuigi need kipuvad juba Toome kõrval teid oma rohkusega lämmatama.
ikka peab automüra olema. Meil on hea hetk võtta, et ei ole autot, aga noh. No mine oma autoga nüüd. Ja siin ei tohi parkida. No. Kõrised lause. Siin on maja, kus selles hoones asus Eesti Vabariigi esimesel ajal 1922. kuni 1940. aastani Eesti Karskusliit. Ja see on samuti väga oluline väärtus, sest väga paljud allakäigu trepispiraalid saavad aluse just esimesest väikesest, saad taevas küll, kas või väikesest sellest kukeviinapudelist, et see nokib nii hästi, et alguses võtad väikse kukeviinapudeli, tunned, et nokib hästi. No siis võtad tibake suurema pudeli, no tunned, et nokib veel hästi, veel paremini. Ja siis muudku võtad. Aga ükskord juba lähed niiviisi ja ükskord lähed juba niiviisi ja halleluuja. Ja ükskord äkki pikali. Kui siis tõused püsti, siis oled väga õnnelik, et siis jääb nagu teise inimese autoga terveks. Aga kui püsti ei tõuse, siis ütlevad, et kuule pojake, et palju sa seda kukeviinaga nokkisid. Loomine on nagu hirmus asi, et inimesed muutuvad imelikuks, kui nad seda teevad. Nüüd tuleb teile oma prožektorit ja kaamerateks. Saate aru, elufenomen. Te ei saa aru elufenomenist. Elufenomen on samamood.com elufenomen. Ongi olemas selline asi nagu Tartu vaim ja see Savood on lihtsalt üks tema ilmsiks saamise vorme. Ilmsiks saamise vorme! Nagu upgrade'imis tehas või? Et ei ole mitte niipidi, et inimene sunnitakse sellise nüristavasse liinitöölise rolli ja muudetakse mingisuguseks masina osaks, mis on nagu tavalise tehase roll olnud juba mitusada aastat. Vaid on just vastupidi, et inimesed, kes ei olegi võib-olla nii palju lugenud või koolis käinud, said seal kõrtsilaua taga kokku targemate ja haritumatega. Ja tõenäoliselt see on toodud siukse suure kihi poolharitlasi. Aga seda võib Tartus tõesti tähele panna, et nagu mingi suvalise kalkari käest oli väga head ja huvitavat juttu kuulda. Ja see on hea. Ükskord tahtsin ka mina astuda Tartu Ülikooli 1984. aasta juulikuus. Aga Inglisilla all tuli 3 pätti vastu ja küsisid, et anna suitsu. Mina ütlesin, mul ei ole suitsu. Ütlesid, anna tuld. Mul ei olnud ka tuld ja siis 3 pätti lõid mu 3 päeva enne sisseastumise eksameid tibake lolliks. Ja siis ma läksin sisseastumise eksamile ja rääkisin. Ja taimedel on juured ja juurtega võtab taim mullast toitu. On olemas põhijuur, on olemas külgjuured, on olemas risoomjuured, on olemas laialiargnevad juured, igasugused juured 2. Kui te olete targad, siis tulge ülikooli. Õppige riigi kulul, ilma rahata. Ja lõpetage ära Tartu Ülikool, sest Tartu linn on kuulus üle terve maakera ja ainult tänu ülikoolile.
me kõik oleme kuulnud midagi Tartu vaimust. Ja nüüd me oleme siin ööpiimenduse läheduses ja uurime, kas keegi on kuulnud midagi Tartu vaimust. Kas võib segada? Kas teie olete näinud Tartu vaimu? Ma tean, et no Tartu vaimu või? Jah. Pidevalt liigub siin ringi. Mis see siis on? Te olete näinud Tartu vaimu? Tartust ära minna. Kus kohas? Tema on Tartu vaimu. Tema on see, kes nagu... Põhimõtteliselt. Ärge mingi vaadake, ma hakkan teha siin nagu... Minu arust Tartu vaim, ma just nägin teile. Tartu vaim on seal! Nüüd ma tahaks teile natukene rääkida Tartu vaimust ja üldse niisugusest vaimust, mis puudutab tervet vaimu ja terves kehas. Nii et nagu vanad roomlased ütlesid, et orandum est sit tubi ment sano en corpore sano, et palvetagem, et terves kehas oleks terve vaim. No ega see vaim muidu terve olla ei saa, kui peab ikka neid ikka võimlemist ka tegema, nagu vanasti oli, et hommiku jooksu alga. Trant, trant, trint, trant, tindirindirin, trant, 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 tindirindirin. Viimane sportlaste võistlus üritab teha midagi huvitavat ja linnulennul lendab viimane sportlaste meeskond enda konkurente püüdma ja kus on sportlased? Ja kui te juba ammu lõpetanud olete, siis ärge ikka unustage oma nooruspõlve ja tulge ikka Tartusse tagasi ja külastage oma nooruspõlve unelmate kohti ja isegi kui unelmad ei ole täitunud, siis ärge neid väärtusi unustage, nad olid paremad unelmad meie elus. Kaua läks, aga ikkagi. Sinule tüdruk ma laulan. Kallid üliõpilased, me oleme nüüd siia kogunenud mälestusmärgi juurde, kes on püstitatud 100 000 Tartu uue ilmakodaniku ilmsiks tuleku puhul. Tehke Eesti rahva sugu, tehke oma rahva sugu, elage, kasvage, õitsage. Vivat Crescent Florat, Universitatis Tartuensis. lastega ja täita laste lastega ja laste laste lastega. Maa tuleb täita lastega ja laulude ja lastega ja kõige vastu võidelda me
mis võõrastab või vaenulik, mis vaenulik või valelik ja võidelda, kus võimalik